Tere! Väljast vaadates on see 65 SL 6,7 meetrit pikk, väga sirgejoonelise disainiga, korraliku garaažiga, 1,15 m on sisekõrgus, gaasiballoonid, 2 tükki on siin ukse taga. Ja nüüd lähme vaatame, milline ta seest välja näeb. Sisse astudes, seda väikest lisaastet vaja ei ole, piisab ainult sellest. Nagu ma olen toonitanud, alati tuleb vaadata nende masinate puhul seda astet. See ei ole ainult ühekordne plastmass, vaid siin on isolatsioon ja teine väliskest. Ehk siin ei ole sellist tunnet, kui te sõidate märja ilmaga, nagu oleks uks lahti või üldse üks krobin tuleks tuppa. Sääsevõrk on uksel. Väga hea väikene jalanõude kapp kohe ukse juures. Ees istumise juures on topeltpõrand, mis tähendab seda, et seal, kus te pidevalt olete, teil on piisavalt soe jalgadel, mugavad tagurte istmed, lisalauda võimalik välja tõmmata. Samamoodi on, kui tahta seda lauda liigutada, tõsta ja saab liigutada siiapoole ja kui ma nüüd veel rohkem tõstan, ei püsi, saab siiapoole, ehk siin on rohkem ruumi ja kui me nüüd tuleme tagasi, on siin rohkem ruumi, mis tähendab ka seda, et korralikus mõndus mees mahub istuma ka siia laua taha. See on neljane turvavööga auto. Nüüd siin on selline asi, et kui näiteks tuleb külalisi, pole kuskil istuma panna, siis tuleb väike tumba välja. Mis on tegelikult iseenesest väga mugav, kui istuda siin juhitooli peal, vaadata telekat, mille saab paigaldada siia kapiseina, paned jalad siia üles, on hästi hea. Uksest sisse tulevad paremat kätt, on suur riidekapp, mis on tegelikult üks fantastiliselt mugav asi. Ka siin on korralikud kapid, ka jälle toonitan, vaadake, teil ei ole kasu, kui teil on suur kapp, selline kõrge, aga riiuleid vahel ei ole. Siin riiul vahel asju mahub palju rohkem. Köök, ka samamoodi korralikud kapid, riiulid vahel. Ehk teil on siin ei teki lihtsalt kõrget torni, mille ülemine otsast, kuhu te ei saa nagunii midagi panna. Juhtimisseadmed, veetasemed, kütted. Gaasipliita on 3 lauaga, aga siin tagaservas, ehk see jätab siia ette teile mõnusa toimetusruumi. Kraanikausi kate, mis töötab ka samal ajal kui lõikelaud. Külmkapp, 90 liitrit. Ja samamoodi, nagu ma alati toonitan, sahtlid, mitte kapid, kus teil asjad ära kaovad. Dušš WC, väga ilusti koos. Täiesti normaalse mõõduga käidab. Et siin on selline huvitav lahendus. Kui teha siit see kapp lahti, tuleb teile siia kraan ja täiesti toimib. Samas, kui te lähete WC-sse, lükkate selle asja eest ära. Alati, mida tasub jälgida, masinate puhul on WC suurused. Sest tihtipeale nendel masinatel on selline asi, kus lihtsalt sa istud WC-sse, sa oled niimoodi ja sa ei mahu liigutama. Et kui te neid autosid endale valite, jälgige palun seda. Ja samamoodi dušil on siis plastikuks, mis käib ümberringi, mitte ei ole kaardin, mille ümber ei saa olla. Tagumine osa on juba levinud pikivooditega. Siin all on veel kapiruumi mõlemil pool. Ehk seda palipaika sellises 6,7 meetris autos on väga palju. Ka siin astmealune on tühi. Ja samamoodi, kui minna voodisse alati, vaadata neid madratseid, need on paksud, mõnus. Sa tunned, et sul on ikkagi midagi külje all, mitte seda, et kui sa see peale heidad, ta on sul lörtsti maas. Kapid jälle samamoodi vaheriiuliga, mitte sees tühjad, mis on ka väga oluline, sest et lihtsalt muidu te kukuvad asjad välja seal. Nüüd selles autos on 4 turvavööd ja siia saab ka 4 magama minna. Siit tuleb vahe vahele.
ja tuleb üks selline suur voodi. No ütleme patuga pooleks 2-meetrine mees, varbad tuulutavad üle serva. Siia saab veel teha voodi, laud, jalg käib keskelt pooleks, tõstetakse siia alla, tuleb seljatoe padi peale ja me saame siia veel selline 1,5 inimese voodi, no küll natuke lühem, aga täiesti magatav. Nüüd, mis on ka väga oluline, mida tasub vaadata, on see, et tal ei ripu siin kaardinat. Seesama kaardin tähendab seda, et eriti suvisel ajal on see kõige hullem. See on ühekordsed klaasid on siin ees, taga on kahekordsed ja katuseluugid. Siit tuleb see päiksekuumus nii meeletult sisse, mis sellest ühest klaasist tuleb. Kui see kaardin ripub siin, see ei päästa teid. Kasutatakse ikkagi korralik voldikaardinid, mis on vastu akent ja pimendavad selle asja ära ja ei lase seda kuuma niimoodi tuppa. Et nagu ma olen alati öelnud, isolatsioon ja selline asi on tähtis suvel, mitte talvel, sellepärast, et nagu igaüks teab, telgi võib soojaks kütta, aga jahutage telg maha. Olen Meelis matkasuvilad.ee-st, vaadake meie kodulehte ja YouTube'i kanalit, alati tulevad uusi videoid sinna juurde. Tänud tähelepanu eest ja jälgige matkasuvilad.ee, kus alati rohkem infot.